Räpane tuba ütleb, et sa ei ole üksi. Ma vaatan neid videoid ja see nagu inspireerib mind. Kas te olete satisfied juba? Kas on hea? Kas tunnete tingleid? Kui varem postitati interneti oma uhkeid, steriilseid, esteetilisi, perfektseid kodusid, siis nüüd on populaarseks saanud hoopis täielik kaos. Sassis toad, kapid, kuhu pole aastaid vaadatud, nõud kraanikausis ja vaibad, mis... Ma ei taha ausalt teada ka, mida sa oma vaibaga pead tegema, et see selline välja näeks. Ja kõige kummalisem osa. Inimesed ei vaata õudusega ja nad ei scrolli edasi. Nad jäävad vaatama ja vaatavad lõpuni ja siis vaatavad veel järgmist ka. Nii et kuidas sai koristamisest totaalne sõltuvus? Koristamise videosid postitavad väga paljud. On inimesi, kes lihtsalt filmivad oma sassis tuba, et ennast motiveerida, professionaalid, kes teevad surmajärgset koristust, kuni sisuloojateni, kelle jaoks koristamisest on saanud täiskohaga töö. Ehk koristamine ei olegi enam ainult tüütu tegevus, millest ei saa kuidagi kõrvale hiilida. See on sisu ja mõne jaoks isegi karjäär. Tegemist ei ole niši sisuga. Nimelt saavad koristamisele pühendunud kontod 100 miljoneid vaatamisi ja jälgijaid. Üks kõige populaarsem on meist kõigest Soome kruiisi kaugusel. Auri Katariina 11 miljoni jälgijaga. Tema sai kuulsaks, sest ta käis tasuta koristamas inimeste kodusid, kes ise ei olnud selleks võimelised. Milliseid kontosid või mis sulle kõige rohkem meeldib vaadata? Siuksed kontod on, et nagu inimesed aitavad nagu tasuta. Siuksed inimesi ei saa enda kodu ilusti korras hoida ja siis nad aitavad tasuta. Mulle meeldib neid vaadata. Aga siin tekib huvitavam küsimus. Miks me seda vaatame? Miks me jääme vaatama, kuidas keegi teine küürib põrandat, sorteerib sahtleid või peseb neid kuradima vaipu, millega peaks ilmselt tegelema need samad spetsiaalsed surmajärgsed koristajad? Kusjuures vastus ei ole lihtsalt see, et see on satisfying. Selle taga on päris konkreetsed psühholoogilised mehhanismid. Inimese aju ei talu lõpetamata asju. Seda nimetatakse Zeigarniki efektiks. Aju hoiab pooleli olevaid ülesandeid aktiivsemalt meeles kui neid, mis on lõpetatud. Ehk kui sa näed segamini tuba, siis su aju automaatselt registreerib selle kui lahendamata probleemi. Aga koristamise videod lahendavad selle probleemi sinu eest ja see tekitab rahuldust, isegi siis, kui sa ise diivanilt ei liikunud. Siin tuleb mängu ka dopamiin. Koristamisvideod on üles ehitatud nii, et progress on kiire ja pidev. Timelapse surub mitme tunni töö 1 minuti sisse. Iga sekund on, midagi läks juba paremaks. Videotega käib tihti kaasas ka mõnus koristamise hääl, olgu selleks harjasahin või vee voolamine. Selliseid helisid tuntakse ASMR-ina. Paljudele mõjub see just kui mediteerimine. Lisaks alandab ASMR pulssi, vähendab ärevust ja tekitab rahutunnet. Peti? Me teeme ka. Catch me if you can, I need this kind of man. Take me by the hand, flying with no plan. Catch me if you dare, feel it in the air. Living without care, baby, take me there. Woo! Catch me, baby, come and catch me. Catch me, if you really want me. Catch me, baby, come and catch me. Tulime vaipa küürima, aga probleem on selles, et vaip on puhas. Et see on vaja enne mustaks teha, enne kui see saab puhtaks. Mul on nii kahju. Need vaibad, mis on nendes videotes, ma ei kujuta ette, mis nendega tehakse. See on väga raske. Okei, hakkan pesema. Ja viimaseks, selle sisuga on lihtne samastuda. Inimesed on väsinud ideaalse elu vaatamisest, mis tekitab tunde, nagu sa oleksid kogu aeg teistest maas. Räpane tuba seevastu ütleb, et sa ei ole üksi. See on inimlik, see on päris ja kui keegi sellest kaosest välja tuleb, siis tunduvad ka enda pesemata nõud järsku täitsa pestavad. Miks te seda vaadata tahate?
Kusjuures mõned inimesed postitavadki selle häbitunde jaoks. Inimesed postitavad oma sassis toa enne koristamist ja siis on suur osa kommentaare. Kuidas sa niimoodi elad? See on masendav. Ma küll ei postitaks sellist asja. Aga sellised kommentaarid ongi eesmärk, et tekitada välist survet. Kas te olete satisfied juba? Kas on hea? Kas tunnete tingleid? Nii, nüüd meil on vaja vett. Võtame. Satisfying? Jah, võib-olla kui sa vaatad seda videot praegu voodis teki all. Pean tõdema, et TikTokis tundub see vaiba küürimine palju mõnusam, kui see reaalsuses on. Ma olen täiesti täis. Minu kogemus oli külm, märg ja räpane ning mu lihased valutavad siiani 16-minutilisest nühkimisest. Kuidas need vennad teevad seda TikTokis iga päev? Ja mu juuks. Oh my god. See on nii väsitav. Oi, kui mõnus. Mu selg. Vaata. Mõtle, me peame veel võttele minema. Mul on kops nii koos. Ma ei jaksa. See on nii raske. Tahate kuulda tõsiselt head lugu? Mul oli sünnipäev ja äkki helistas tütar, et ta on haiglas. Ja samal ajal istus tütar mu vastas. Nii hea, et nüüd kaitseb Telia mind selliste petukõnede eest. See video on nagu avalik lubadus. Kui sa oled selle enne juba üles pannud, siis sa tahad tõestada, et sa saad hakkama. Ja pärast video muutub justkui enesekaitseks, et näete, tegin ära. Aga mis tahes pidi sellest mõelda, seniks kuni see kellegi mentaalset seisundit aitab, siis on kõik hästi. Need videod lagundavad suure töö väikesteks tükkideks ja tihti isegi annavad nippe, kust otsas selle hirmsa probleemiga alustada. Koristamist ei leia ainult TikTokist, vaid ka YouTube'is on üle tunni pikkused videod, tavaliselt Clean with me pealkirjaga ja paljud kasutavad neid videoid väga praktiliselt. Kuidas need videod sind aitavad? Mul on endal ka olnud siuksed nagu vaimse tervise hädasid, et ma lihtsalt ei suuda nagu kuu aega oma tuba korras hoida ja siis tuleb siuke video ning ma tunnen, et ma tahan ikkagi oma tuba koristada, siis ma vaatan neid ja siis see motivatsioon tulebki. Kas sa soovitaksid teistele ka, kellel on raske koristada? Ma arvan küll ja need on huvitavad ka. Need videod pannakse käima samal ajal, kui sa ise koristad. Mitte sellepärast, et seda sisuloojat imiteerida, vaid sellepärast, et see muudab tegevuse vaimselt kergemaks. See on siuke hästi motiveeriv, et selles mõttes, et kui mul endal on tuba nagu päris mitte korras, ma vaatan neid videoid ja see nagu inspireerib mind või nagu paneb mind nagu motiveerima, et ma tahaks ise ka nüüd kõik ära organiseerida ja ilusaks teha selles mõttes. Samuti on võetud eeskuju ja ka enda koristamist hakatud filmima, aga mitte selleks, et seda postitada. Paljud inimesed panevad lihtsalt kaamera käima, toetavad telefoni kuhugi riiulile ja lasevad timelapsil joosta. Mitte publiku, vaid iseenda pärast. Sama mehhanism, mis töötab teiste koristamisvideote vaatamisel, töötab nüüd sinu enda elu peal. Väike isiklik enne ja pärast, mida sa saad hiljem vaadata, kui tundub, et sa ei saa millegagi hakkama. Aga nagu iga sotsiaalmeedia trendiga on ka siin koht, kus asjad võivad natukene viltu minna. Kuigi koristamisvideod võivad olla rahustavad ja motiveerivad, ei pruugi need kõigile olla üheselt kasulikud. Mõne inimese jaoks ei ole see enam inspiratsioon, vaid pigem stressiallikas. Vaimse tervise nõustajad on märganud, et mõned CleanTalki sõltlased hakkavad tundma ärevust sellepärast, et nende kodu ei ole täiuslik nagu sisuloojatel.
aga see trend ei mõjuta inimesi ainult vaimselt. Siin on üks väga konkreetne ja päriselt füüsiliselt ohtlik külg. See ei ole mingi saladus, et videote eesmärk on näidata väga rahuldust pakkuvat puhastamist ja selle jaoks kasutatakse tihti palju erinevaid puhastusvahendeid, et see näeks hea välja. Nagu väga palju. Aga selline mökerdamine võib olla tõsine terviserisk. Mõned kombineeritud kemikalid võivad eraldada kahjulikke gaase, mis ärritavad hingamisteid või nahka ning tekitavad mürgitusega sarnaseid sümptomeid. Kõige olulisem on seda trendi vaadata teadlikult. Ausalt, tee seda, mis teeb sinu elu kergemaks ja mis sind päriselt aitab. Kui koristamisvideod rahustavad sind, motiveerivad ja aitavad sul lõpuks oma toa korda saada, siis see ongi kõige olulisem. Aga kui need videod panevad sind võrdlema ennast teistega, kui sa tunned, et sa pead üle pingutama või kui su ärevus kasvab iga kord, kui su kodu ei näe välja nagu kellegi teise oma, mis sulle feed'i sattus, siis see ei ole enam lihtsalt lõbus trend. Siis see on märk, et see sisu ei tööta enam sinu heaks, vaid sinu vastu. Ja selles hetkes on täiesti okei see video kinni panna. Aga mis teie arvate? Kas te jälgite Clean Talki? Kas sellised videod ajavad koristama? Või teevad just vastupidist? Jätke oma mõtted ja arvamused kommentaaridesse.